Tere kallis kuulaja, minu nimi on Maigi Varusk. Ja mina olen Alla Vinitšenko. Ning sa kuulad raadiot Roosa Raadio. Haara kohvitass ja tule õpetajate tuppa. Milline on siis haridus tulevikus ja kas tulevikukindel haridus on üldse olemas? Nii et keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist. Maigi, mina vaatasin nüüd hiljuti Pealtnägija saadet ja mulle jäi midagi kõrva kumama. See oli siin detsembri alguses kohe Pealtnägijas Pia Osula reportaaž omal ajal siis startup, eks ju, Taxify loojatega, nüüd Bolti siis juhid, eks ju, vennad Villingud, kus nad võtsid niiviisi. Nende reportaaž oli sisse põimitud ka just Markus Villingu siis seisukoht selle kohta, et haridus peab muutuma ja see pani mind mõtlema. Nii, haridus peab muutuma, ta muutubki kogu aeg alla. Ja, aga ta peab veel muutuma, et selles suhtes, et kohaneda selle turu nõudlusega. Et kas just see mingi tulemuste peale õppimine, kas see on see, mida meil vaja on. Ta ütleb, et sihukesi oskusi või neid et kuidas nüüd seda, see oli nii hästi tal formuleeritud, et neil on vaja inimesi, ambitsioonikaid inimesi, kes püsivad konkurentsis, kes suudavad ellu jääda ja kes suudavad koostööd tiimis teha nii kavalaid lahendusi ja katseid siis proovida. Et siuksed ja väga kihvtilt ütles ka, et nagu see hariduse eesmärk tema arvates peaks olema tulevikus see, et õpetaja õpetab mõtlema. Mitte ei ole õpetaja see, kes seisab ja nagu see torn paistab sinu peale valgus ja räägib sulle mingi fakte ja teadmisi, vaid et õpilane hakkab ise mõtlema ja arendab abstraktset mõtlemisoskust. Ja mis on siis oluline, on see iseseisev mõtlemine, toimetulek, nagu siis tiimis töötamine, et tehnikaid õpetab sulle ettevõtte koha peal. Et see ei ole nagu, et mingid siuksed väga põnevad mõtted, mis siit niikuinii arenevad veel edasi, sest väidab ka seda, et idee on ilma peale hakkamiseta väärtusetu. Kus sul on idee tasandil, so what? Sul on vaja hakata seda teostama ja vot nüüd on vaja inimesi meie maailma, kes suudavad teostada enda või teiste ideid. Ma kuulan, ma olen kõigega nõus olla, mis sa ütled, kõigega. Ja, ma ka. Aga ma nagu mõtlen seda, et alati nagu sellises tuleviku hariduse teemas öeldakse seda, et haridus peab muutuma. Siis ma vaatan nagu peeglisse ja mõtlen, ma olen siis vist nagu mingi, kui see, oletame nii, et ma lõpetasin, ma ei tea, eelmisel sajandil alustasin kooliteed, eks ole, et kas minu haridus oli siis nii halb või? Ma korraks mina ütleks, et haridus peab kohanema. Kohanema. See oleks parem. Ja, aga Maigi, me oleme palju kohanenud. Maigi, kas sa oled teinud käsikirjas referaati? Maigi, kas sa elasid ajal, millal ei olnud internetti? Me oleme kohanenud, aga mulle tundubki see, et ka tegelikult, ma tahan öelda seda, ka vanakooli klassikalise haridusega, kus oligi õpetaja ees juht, kas siis tegelikult saime me ju need mingid oskused? Saime oskused, aga kas need oskused on ka tänapäeval rakendust leidvad enam? Olgu, võib-olla ma sain kohanemisoskuse ja läbi selle olen suutnud ise õppida midagi. Olgu, olen nõus. Aga ma ei tahaks nagu kõike seda, ma ei tahaks nagu panna ühte must ja valget, vaata. Saad aru, mis ma mõtlen. Ja ma olen täiesti nõus, et tänapäeva haridus peab andma nagu laiapõhjaldasema teadmise ja sellest see on ju ka õppekavas sees, et me ei õpeta ainet, vaid me õpetame pädevusi. Just. Ja nende pädevustega seoses me paneme need fookusesse, olgu see siis enesemääratluspädevus, olgu see siis mingid sotsiaalsed pädevused, aga tegelikult ka see aine seal taga on ju oluline. Muidugi on. Ja vaat need ained on need,
vaat läbi selle õppeprotsessi või nagu avastusprotsessi sa jõuad mingi teadmiseni, sa mõtled ja jõuad järeldusele, eks ju. Olgu. Et mitte ei tehta see kolb lahti, ei panta sinna nagu mingid osakesed sisse ja nüüd oled küps ja nüüd on sul oskused käes. Et tegelikult mina näen ise, et ma seda teemat nagu lugedes leidsin niisuguse Tartu Ülikooli ajakirja ühe kasvatusteaduse magistrandi essee, mis oli nagu see kirss tordikivil. Lugesin, mõtlesin, ise järeldasin ja väga paljus olen ma siis Indrek Lillemäega ka nõus. See artikkel on väga või see tähendab, essee on väga värske, ilmunud ju sügisel 2021. Tema väga hästi tegelikult toob välja, mis too häda on. Ja hädat ütlebki, et formaalharidus pärineb ju tööstusrevolutsiooni ajast, kui meil oli vaja suurel hulgal täpseid, tõhusaid, hästi kuuletuvaid töölisi. Nii. Aga nüüd... Aga meil ei ole praegu vaja siis kuuletuvaid inimesi. No, aga samas 21. sajandi siis haridusuuenduste püüdlused on just rõhutada seda üksikisiku ja vabaduse poolt. Aga samas me käsitleme inimest kui kapitali, sest meie süsteem on praegu tööjõuturule suunatud. Meil on töö 8-5 ja meil on neid inimesi vaja, eks ju. Nagu vajadus on muutunud, aga meie haridussüsteem on nii nagu, ütleme, konservatiivne, et see ei muutu nii kiiresti. Et ma pärast veel räägin ka, et mis tema nagu siuksed nägemused on, mis muutused peaks toimuma, aga just nimelt, et mis oskusi me tahame arendada, vaata. Markus Villing ütleb mõtlemisoskus, kohanemisoskus, ellujäämisoskus või see konkurentsis püsimine. Kas on oluline, kui vanalt sa, ma ei tea, see on võib-olla ei ole ilmus näide, aga kas on tähtis, et sa oskasid juba 4-5 aastaselt lugema? No ei. Tulevikus? Ei. Sa pead, see sinu ambitsioonikus, see võime, sa pead seda oskama ka rakendada. Jah, ma kuulasin ka teda siis Emili kooli haridusfestivalil, mis oli ka siin mõnda aega tagasi Postimehes ülekantav. Ma kõike sellest festivalist või ta ei olnud festival, ta oli kuidagi teistmoodi foorum või kuidagi konverents äkki oli see sõna. Ja, et ma kõike ei jõudnud jälgida, aga mul tekkis ka seal sama küsimus, see tulevikuharidus ja milline on, ja seal oli hästi huvitav sõna tulevikukindel haridus, mitte tulevikuharidus, et me ei saa ennustada ju tegelikult, mida meil tulevikus, mida meie täna pealekasvav põlvkond nagu vajab. Aga tulevikukindel ja hästi Emili kooli siis juht ka ütles, et temal tuli selle sõnaga tulevikukindel nagu kohe selline assotsiatsioon nagu vihmakindel näiteks, et kui sa ostad mingi lapsele mingi konventsiooni ja vihmakindel. Aga tegelikult me ju tahame sellest tulevikust nagu ju, tahamegi seal hakkama saada. Ja seal oli esimene ettekanne, mida ma niimoodi kõndides kuulasin, oli siis Kristi Klaasmägi, Tallinna prorektor haridusinnovatsiooni teemadel siis rääkis. Ja tema tõi välja siis seda ka, et 5 kompetentsi võiks olla ja need omakorda jagunevad veel omakorda, mis ma nagu ise välja võtsin sealt, et mis võiks olla on näiteks tolerantsus, empaatiavõime, koostööoskus, emotsioonide valdamise oskused, kõik sellised sotsiaalsed oskused olid need, mis mul nagu kõrvu jäid, et mida me nagu saaksime koolis toetada, õpetada päris ei saa. Ma ei usu, et mingid tehnikaid saab õpetada, aga ära õpetada ei saa. Ja ta tõi hästi huvitava sellise slaidi sinna, siis ma vaatasin, päris hea. Nimelt ma tahaks sinu käest küsida, et kas sa oskad mulle nimetada mõnda töökohta, kui me vaatame jälle niimoodi hästi tööturule orienteeritult seda haridust, et tema tõi välja mõned töökohad, mida enam ei eksisteeri. Enam ei ole olemas? Väga hea küsimus. Ajalooliselt on neid kindlasti palju, eks ole. Mis see periood nüüd on? No ma ei tea, ükskõik mis periood.
ma ei tea, voorimehe meile. Jah, täpselt, noh. Et ma ei tea. Ja noh, seal oli näiteks erinevaid, aga mis ma veel mõtlesin, rotipüüdjaid, vanasti olid rotipüüdjad. Ja kohe eraldi, ja olid. Ja oligi kohe rotipüüdjad. Siis olid aadrilaskjad. Keskaega lähen ära nüüd. Sa lähed kuhugi ja siis need, kes maitsesid toitu. Ja. Aga siiamaani võib-olla on siukseid inimesi kuulsustel. Teistel eesmärkidel. Ja teistel eesmärkidel. Et on olemas nagu töökohti, mida enam ei ole. Aga noh, vaevalt seda rotipüüdjad nüüd, noh, eks ikka koolitati välja, aga noh, ega tal ju haridus selle jaoks nagu... No koha peal, jah. Jah, aga tal ei olnud selle jaoks vaja teada, mis käänded on saksa keeles. Noh, seda. Ja siis ma küsiks su käest, et mis sa arvad, Alla, millised ütleme, X aasta pärast, mis praegu on veel aktiivsed, enam mida ei ole? Ma arvan, et raamatupidajad on ühed. Raamatupidajad, jaa, seda küll, et seda teeb... Programm. Neid on juba päris vähe juba ammu. Kas sa oskad veel midagi tuua? Ma ei tea, äkki kassapidajad. Kassapidaja, jaa. Ja seda toodi seal konverentsil ka välja, aga teame selle kassapidajaga on või? Prismas, noh. Täitsa lõpp, need masinad ainult röögivad ja siis tuleb välja see, et tegelikult on ikka inimest vaja. Need masinad ainult röögivad ja siis kõik need inimesed on seal närvis. Aga neid ei ole nii palju vaja. Need masinad on valesti programmeeritud. Jah, aga ma tahangi öelda, et need, kes seal sind aitavad, neid ei ole vaja 15 inimest vaata nagu kassas istub. Ja, et see kassapidaja amet, et sa piiksutad ise. Et see on nagu meie jaoks nii loomulik, ma arvan, et 10, ei vähem, ma arvan 5 aasta pärast on see juba nagu minevik. Ja siis on nagu huvitav see, et need õpetajad, kes minu ajal, minu koolis, mulle või töökaaslastele ja klassikaaslastele ütlesid, et sa saad Maximas kassapidajaks, siis seda lauset enam õpetajad kasutada ei saa, et mõelge mingi uus lause välja, kuidas te oma õpilasi saate nagu ähvardada või saate nagu öelda, et kuulge, et ja üks asi on kassapidaja, mida me nagu näeme, mida me oleme näinud, mis nagu ära kaob. Ja teine asi, mis veel on, ennustatakse, taksojuhid. Sellisel kujul küll, jah. Et taksojuhid nagu, tšutšufrei ja... selliselt dispetšeri firma ja posti all sõitmise põhimõte, aga see transpordi siis lihtsalt... transpordi see revolutsioon tuleb, just. Sa võid ju praegu isegi, sa ei pea autotki enam omama, sa võid ju omale auto rentida lühiajaliselt või pikaajaliselt, eks ju, äpiga. Ja palun kolimiseks väga lihtsustatud viisil näiteks suuremad kaubikud võtta. Aga mis sa arvad, mis ametid kunagi ära ei kao? Need on ka välja toodud. Arstid? Õige, arstid. Kuigi hooldajad toodi välja, et hooldussüsteem võib muutuda, hooldajad, nagu... Huvitav, keelata et mingi robot tõstab, vahetab linasi, võib-olla selliselt oli see mõeldud. Aga arstid, jah, selliselt ei kao. Oskad sa veel tuua? Mänguasjatootjad. Ja õpetajad. Tead, seda on ennustatud, tegelikult ennustati 30 aastat tagasi, et õpetajad kaovad ära ja hakkavad olema robotid. Okay. Et seda toodi õpetajate lehe ühes artiklis ka välja. Okay. Ja samas üks amet, mis on igal pool välja toodud, mis ära ei pidavat kaduma, on advokaat või jurist. Kohtusüsteem nii-öelda. Ja õigusmõistmine. Õigusemõistmine, et seda nagu, ilma selleta see ei saa. Ja ma arvan ka tegelikult need, keda otsitakse tikutulega taga praegu, ma ei tea, pottsepad ja elektrikud ja torumehed, et sellised oskustöölised. Aga jah, nüüd on see küsimus, et meie haridussüsteem on ju tootnud arste ja asju, et võib-olla keskendutakse ka liialt sellele, et see haridus, mis sa ütlesidki, et see on jäänud nagu selles sees ka oli kirjas, et ta on jäänud nagu sinna, et me peaks nagu inimesi lükkama välja. Kui me mõtleme praegu, me ei räägi ülikooli haridust, me räägime 1-12 klass, eks ole. Et me lükkame nagu välja, et ta peaks nagu,
nagu olema mingile erialale nagu valmis, on ju. Või teda peab midagi huvitama. Jah, täpselt see, aga kuidas teda saab tal peab olema valikuid, sa tõid selle valiku ja see on see individuaalne õpirada. Nii, aga kuidas, seda on toodud ka enne välja, et kuidas ta neid valikuid siis nagu... Aga vot see ongi see sama Indrek Lillemägi väga kihvtilt oma essees arutleb sellest, et mis muutub koolis nagu oluliseks, on reflekteerimisoskus. Nii. Et sa tead oma tugevusi, väärtuste, hoiakute ja uskumuste siis teadlik analüüsimine, et sa formuleerid või selles suhtes, et siuke õpitu siis reflekteerimine, see on nagu A ja O saab olema, et sa oled võimeline ennast analüüsima, hindama ja oma tegevust, käitumist, otsuseid võib-olla muutma vastavalt sellele. Aga samas ei saa ka lugemisest ja faktidest loobuda, sest need on meie kriitilise mõtlemise ja seoste loomise nagu alus. Et seda ei saa, aga just, et ta arutleb ja jõuab järeldusele ka, et õpetaja roll muutub klassi ees, et õpetaja siis õpetab seda oma tegevust analüüsima, et ta on nagu, ei ole enam mitte see valgustaja seal klassi ees, vaid innustav mentor, mitte teadmiste allikas ja vahendaja. Kuidas tundub? Jah, ei, see tundub huvitav, sellepärast, et see sõna mentor on ju ammu juba... Innustav mentor. Innustav mentor, bože moi. Siin tekib küsimus nagu, et kus me neid inimesi leiame, kes need innustavad mentorid seal on, eks ole. Ja teine asi, selle robot, siis ongi nagu, võib-olla on robot nagu lihtsam seal ees isegi, ta innustab lihtsalt, kogu aeg innustab kõiki. Et seal innustamine, see sõna, vaata õpetajalt eeldatakse seda innustamist, aga seda tagasisidet peab ka nagu, mis tuli ka välja see siin 5 kompetentsis, et see ka kriitiline tagasiside, mis ei pruugi olla positiivne, kas seda peab õpilane suutma vastu võtta. Et mulle tundubki kohati see, et see tulevikuharidus, kui me kaotame ära nagu hinded näiteks, sest ma arvan, et see, nagu sa ütlesid, et see kus sa tead oma konkurssi, sa tead, kui hästi sa konkurentsis püsid ilma mingi hindeta? Jah, täpselt, aga konkurents, seda tahetakse ära kaotada, me ei saa ju lapsi või õpilasi võrrelda. Kas siis kaovad olümpiaadid ka ära või? Jah, olümpiaadid, eks ole. Aga kus õpilane teab oma turuväärtust? Ei, sa oled, vaata, minu arust selle tuleviku haridusega ongi see, et ta muutub ikkagist mingiks pläustiks, Võtlesin praegu selle sõna välja appi. Saad aru, mis me mõtleme? Kõik on mingi, ma lähen nüüd väga, mul käed alla, et kõik on sellises ugri-mugriks, siin tunnis, teeme täna seda dialoogi, et oluline on see, et sa õpid siin inimesele silma vaatama, mis on ka väga oluline, aga kui oluline on grammatiliselt õige see dialoog, tegelikult, kas see on oluline, muidugi õpetaja saab valida, kuhu ta suunab, aga siis ongi see, kui me kaotame ära need hinded, tagasisidestamine, eks ole, pikad sellised, lõpuks see on lihtsalt mingi, meil on niigi seda infot nii palju. Lihtsalt kokkukäimise koht. Jah, ma ei leia ka, et kool peaks olema see, et tuleme kokku ja meil on siin fun, on ju. See võib olla üks osa. Jaa, täpselt. Et kui me räägime tuleviku haridusest, siis ikkagist me peame minust jääma sinna, et see on ka akadeemiline ja see peab olema... Ja mina ei ole hinnete vastu ja ma leian, et kui sa, igaüks ju mäletab seda esimest halba hinnet või vähemalt mina mäletan. Tuleb ette. Et see teeb sind võib-olla nagu, see ongi see, mis loob sulle selle 5 elemendist ühe selle väikse osa, et sa suudad nagu ka stressiga toime tulla. Ja mulle tundub, et see, et me saaks nendest hinnetest lahti, sellega läheb ikka väga kaua, sest ma olen pannud tähele, et isegi need kõige väiksemad õpilased, kuigi neil ei panda hindeid, neil on nagu emapiimaga oleks kaasa toodud see punane luik, meil õpetaja üks ütles punane luik ehk 2, et kui ta näeks seda 2, et siis tal tekib nagu see värin, et kus ta selle sai, selle tunde, et 2 on halb, emapiimaga tegelikult alla 2 ei ole halb ju. Ei ole või? 2 tähendab seda, et sa oled võimeline edasi arenema. Või muidu... sa näed, mis on see nõrk koht, mis vajab täiendamist. Aga ma ei tahaks öelda, et 2 on nagu
on hinne. jah, et tuleviku koolis ikkagist mina arvan, et ei saa olla siuke hall ala, et kõik on tore ja no ma ei ütle, et keegi seda arvab, aga lihtsalt nagu mulle jääb mõnikord siuke mulje lihtsalt. Hinded ära kaotada, ei, mina ka ei poolda. Ja igal õpilasel peab olema, mis on valik või? Et ta saab valida mingi ugri-mugri asju, on ju. Noh, me näeme praegu ühiskonnas, mis toimub, kui inimesed saavad valida. Aga kui antakse nagu liiga palju vabadust ja liiga palju allikaid. Või liiga vara. Hollandis vaata, väga varakult peavad juba oma edasi suunda valima, kas 14 või 12. Kuule, Saksamaal tehakse pärast 4. klassi, vaadatakse hindeid, vaadatakse sulle otsa, öeldakse, sina lähed ülikooli, sina lähed kutsekooli. Täpselt, et noh, võib-olla see kaob ka ära, aga tulevikus muidugi empaatia võime, kõik on nagu oluline. Lihtsalt mul on ka selline küsimus, nagu, et kas kõik see, kui me räägime sellest tulevikust ja asjadest, kas olevik ei ole tähtsam või? Ei, on kindlasti. Ei, ma lihtsalt mõtlen. Muidugi, siin on ainult küsimus, et kui kiiresti suudab meie haridus kohaneda uute oludega. Ja võt see on see ka, Indrek Lillemägi toob ka välja, et kuna tuleb see suur muutus, et suured muutused vajavad mingit kriisi. Meil oli üks kriis 2 aastat tagasi. Ja ütleb ka, et nii kihvtil toob välja, et mäss on vähe tõenäoline. Aga kool on sunnitud muutuma ja on 4 tegurit. Nii. Üks on õpetajate vähesus, 2 tehnoloogiline revolutsioon, 3 ökoloogiline krahh, 4 majanduslik krahh. Et need on siuksed põhjapanevad murrangulised hetked, mis võib siis haridussüsteemi muutuma panna. Osad juba toimuvad või on toimumas ja on enne ka toimunud, et meie vanemad ja vanavanemad nägid hoopis. Et me peame olema valmis sündmusteks või mingiks olukordadeks, et mis paneb asju nagu muutuma. Et on asju, mida me ei saa ette ennustada. Me ei saagi. Et see on siuke väga huvitav. Et kui kiiresti me suudame kohaneda. Jah, kui kiiresti me suudame kohaneda ja kas me saame õpetada pädevusi ja oskusi, aga me ei saa õpetada faktilisi teadmisi asju, sest me ei oska tulevikku ennustada ette. Faktilisi teadmisi me natuke peame ikkagi vähemalt esitlema. No me ei oska nagu õpetada seda, me ei tea, mida tal vaja. Mingisuguseid sündmusi, et mitte korrata neid malle. Mina kohe läksin sinna. Ja, sa läksid sinna, seda küll. Et võt, näed fakti, järeldad ja siis kõrgem tase, tunned ära situatsiooni ja vaatad ohumärk, et kui keegi hakkab, ma ei tea, nina mõõtma või kuju, siis ei ole hea märk ühiskonnas. Las ta jääb siia, see teema, see tuleb kunagi meil ka teemaks, aga Alla, mina mõtlesin seoses selle õpetajate lehe artikliga, kus toimetaja kirjutas nendest individuaalsetest õpiradadest, et igal ühel on nagu oma see viis ja on siis ka näiteks ta teeb teste, täpselt endale tehtud teste või nagu, et ei ole enam sellist üldiseid eksameid, kirjandeid ja asju. Ja ma mõtlesin, et milline võiks olla tulevikus haridussüsteem, kuna me tahame hästi sellist individuaalsust, et me tahame üks ühele, et õpetaja minuga tegeleks, oleks tal aega, aga haridus, nagu me teame, on massitoodang. Siis ma mõtlesin niimoodi, 2 varianti tulevikus, ma ei tea millal, kui ma seda kunagi kuulan oma vanadekodu playlistist, siis Maigi, vaata, kes läks nii. Esimene variant on see, et me lähme minevikku tagasi. Ja meil hakkab olema, et ainult eliit ehk, ma nimetan eliidiks rikkaid. No privilegeerikud, kes saavad ligipääsu haridusele. Saavad oma võsukestele siis eraõpetajaid. Oli ju. Me lähme minevikku täiesti tagasi. Ja me saame, ongi eetika. Või saadame erakooli, kus on väiksemad rühmad. Et see oleks võimalik. Et siis me saame täpselt oma lapsele või siis õpilasele selle, mis ta tahab. Ja teine asi, mis ma mõtlesin edasi, mõtle kui lahe,
et kuidas teha nagu haridust lihtsamaks, et selle tööst, et me nagu kellele, õpilasele või õpetajale? Riigile, et vähem ressursse läheks raisku, sest praegu päris tihti õpilased ülikoolis näiteks, mina tean selliseid õpilasi või kaasteelisi, kes on õppinud, ma ei tea, ühte eriala pooleli jätnud, teist eriala pooleli jätnud ja siis ka nad ei tea, mida nad tahavad või kas see on nende jaoks õige, mis ongi valikuid on nagu palju ja sa otsid oma teed. Sa oled beebi, oled sündinud, nii Harry Potterit tead? Jah. Nii, siis lähed suured mingi komisjoni ette, mitte ei lähe lapsele nime panema nagu sinna muidu. Lähed komisjoni ette, siis pannakse su lapsele pähe süüke müts, nii, ja see on mütsis vilguvad igast tulekesed ja siis see müts niimoodi nagu suvaliselt valib sulle, kelleks sa saad. A la tuleb sulle siia ette, et lapsekesest saab jurist, lapsekesest saab rätsep, lapsekesest saab õpetaja, mis iganes. Ja siis ta hakkabki seda õpirada minema. Et kui sa tead, et sinust saab näiteks arvestamata sinu huve, pädevusi. Suva. Sulle määratakse kohe ära. Sulle määratakse kohe ära utoopia, ma mõtlen lihtsalt ja siis ongi niimoodi, et hoitakse kokku ressursse, näiteks kui sa õpid arstiks, sul ei ole võib-olla vaja seal näiteks laulda osata. Milline arst teeb, teil on kopsupõletik, ei ole. Aga sa tead, et ma nüüd kuulsin hiljuti, arsti võetakse vastu, tehakse nüüd vestlus, et kas inimene kas tal on empaatiavõime, kas ta vaatab silma. Jah, kas ta vaatab silma. Kas ta on võimeline rääkima. Said mu naljast aru, et ta ei pea neid tiitisi teadma ja tema ei õpi üldse muusikat. Mis sa sellest arvad? On utoopia või? See oleks võib-olla suurte talentide kadu. Nii, aga see oleks esimene asi, mis mul kohe tuleb. Nii, ma läksin lihtsalt utoopia valda, aga haridus tulevikus, Alla, milline on? Droonidega lendavad õpilased ja kuhu need lendavad? Ei, see on nüüd varastatud mõte, aga ja õpetajate päeval meil õpilased, abituriendid esitlesid siuksed arengukava koolile ja siis oli tõesti, et ei ole probleemi parkimiskohtadega ega nende trahvidega ja hilinemisega ja puudumisega, sest droonid toovad õpilased kooli kohale, viskavad need sinna hoovi ja lapsed siis tulevad ise tundi ja nii edasi. Et mina loodan, et tulevikukool on siuke miks traditsioonist ja kohanemisvõimest. Mina ka tegelikult. Et ma loodan siiralt, et õpetajad ei asendata 100% arvutiga. Mina ka. Mitte 100%, võib-olla on tõesti mingid asjad võimalik, aga... Ja kallis kuule, me kohtume juba uuel aastal. Ja soovime teile ilusat jõuluaega.